palju Eestit kaasa saad sõita praeguse seisuga? No ausalt niimoodi täpselt ei teagi, sest et see kalender Euroopa omaga muutus nüüd ja pole kindel, aga langet ma kindlasti ei saa sõita, mul on samal ajal Inglismaa. Siis lennuka ma tahaks kindlasti kaasa teha, sest see on kodukross ja äkki Tihemetsa kannatas ka teha. Ja eesmärk on ju lihtsalt hea trenn saada ja ettevalmistus nii-öelda Inglismaaks, et sõidan ka MX1, et nagu oleks vähe põnevam ja üleüldiselt hea trenn selles mõttes, et sõitjad on kõvad ja siin ikka esikümme, siin ikka esimesel etapil nagu eelmine aastagi väga nimekad mehed, et korralikult on pusimist, et proovime hea stardi saada ja natuke keeruline võib see saada olla, aga seda teab. Võib-olla tuleb väga hästi välja, et selles mõttes, et oma sõitu lähme tegema ja vägev. Aga Inglismaa rada, et Eesti radadega võrreldes Eesti radadega väga erinev, et kuidas see sobib? On jah erinev selles mõttes, et kõva rada ja suured hüpped ja siuke, üldiselt on ikka siuke pehmemalt ja soones nagu rohkem, et aga ma olen 3 Prantsuse krossi on selja taga, kõik on kõva raja peal olnud, et arenenud olen selles mõttes kõva peal küll, et tagasi ka nüüd lähen, siis väike trenn on veel järgmise nädalal ja photoshoot tiimiga teisipäev ja siis ongi minek Inglismaale, et põhiettevalmistus on juba enam-vähem tehtud, et Eesti ka sellepärast, et jälle üks kross kaasa teha ja üks nagu nii-öelda puu kukkumine, et see kui puu tagant läheb sõit lahti, siis on ikka teine kui trennis kuskil, isegi Belgias kuskil kõvade tehase vendadega samal rajal sõita, et esimene sõit kõva pusimine ja 5. koht vist või? Jaa, ei päris rahul, et pole paha, et start oli päris hea ja seal sain kurvist ilusti keskelt tulla ja oli ruumi
ja siis esimesel 2 ringil võtsin 2 sõitjat ees ära ja olingi seal äkki 4. Üritasin terve sõit seal 4. koha peal pusida ja Karro vahepeal tuli juba lähemale ja hakkas ette jääma ja kahjuks siis võtsin veits tema tempo omaks liiga ja hakkasin liialt katma, kuna Kepa ja Tainn olid kuklas, et lõpuks Kepa läkski paar ringi enne lõppu mööda ja Tainn ka üritas suruda, aga suutsin ära hoida, et ei, selles mõttes olen rahul, et natuke nüüd teine sõit vaja rohkem tehnikale keskenduda ja rohkem oma sõidule nii-öelda, et eks näis. Tulnud siia etendust nautima ja pakkuma. Selle kollase toimub lokali arvestuses siis 3. kohal, kes teine sõit sarnane värk, et stardis keskelt minema ja siis kiirelt edasi. Jaa, et start natuke üle puu 4 poolde kõrval natuke ebaõnnestus, et kivide peal jube kivine oli stardipuu taga ja tõmbas ringi käima tagaotsa, aga seal stardikurvis jälle keskelt leidsime mingi prao, kust läbi panna ja Roosjärgist suret spilli ka välja ja sain kähku sealt mingi 8-9 midagi sellist. Siis kiirelt esimeste 3-4 ringiga mööda seal 4 äkki vennast või 3 vennast, et mul aega seal taga neil passida. Ja siis veel alla minekute peal seal igal pool noppisin neid mehi, et ringi lõpuks ma ei tea, mitte see oli äkki 5 või 4 või. Ja siis võtsin veel, kes seal ees oli veel, Mägi ja keegi oli veel seal ja sain juba teiseks ja siis Tanni järgi seal sõitsin terve sõidu, et vahepeal oli mingi surve taga, ma ei tea, kes mul seal survestas, et Sabulis oli selle peal. Sabulis ilmselt jah, ja siis lõpupoole ta nagu jäi maha, et kas tal näidati boksist, et tal võidu jaoks on küllalt punkte või et vahepeal jõudsin juba mingi 4 ringi enne lõppu või isegi poole sõidu ajal tegin kiiremad ringid 2 tükki hästi ja jõudsin Tannile juba kuklasse, aga siis korra nagu keskendumine veidi kadus nagu, et ei olnudki nagu füüsiline väsimus, aga pigem nagu peas, et Tann sai väikse vahe sisse, tegin paar apsu ja siis tulin teise koha peal lõpuni, et väga rahul selle sõiduga, et niimoodi esimestel ringidel sealt süüstest meestest mööda sõita on päris kõva selles mõttes, et väga lahe päev oli ja üldse neid fänne raja ääres näha ja et väga vägev. Kahjuks ei ole 4. seekord, aga eluaegne 4, aga ma pigem olen praegu õnnelik selle teise sõidu teise koha üle ja sain kindlasti väga kõva trenni siin enne järgmist nädalat.
sa nägid Karro apsu ka pealt või? jaa, olin just selja taga tal, kui ta urust läbi seal väikse platoo peal ringi lõpus. Kuidagi, ma ei tea, kas tal läks libisema või kuidagi tal jube küünlasse viskas seal nuki peal ja maandus taga otsa peale ja tõmbas üle, et ma loodan, et tal kõik korras on, et oli päris kole kukkumine.